Kas sa teadsid, millised võimalused on terapeutilisel hingamistööl? Mina ei teadnud enne, kui 20 aastat tagasi hakkasin regulaarselt hingama ja hingamistööga tegelema. Kuigi mu esimene kogemus oli juba kuskil üle 30 aasta tagasi ühel hingamistöö koolitusel ja see oli vau. Kätest tuli valgus ja ma olin nagu valgusolend, valgustunud. Aga ma ei osanud sellega midagi peale hakata, elasin oma elu vanamoodi edasi, töötasin psühholoogi ja psühhoterapeudina. Aga siis ma jäin rasedaks teist korda ja kuna mu esimene sünnitus oli väga valus ja vaevarikas, siis ma otsustasin, et nii, hingamistöö. Kuulsin, et see võiks aidata sünnitamisel. Ja nii oligi, et hingasime lapse pere keskel välja, ka 4-aastane tütar oli veel juures, et oli väga võimas kogemus, aga siis alles algas minu teekond ja seiklus hingamistöö maastikul. Hakkasid avanema niisugused vaimsed uksed. Hakkasin ajas tagasi käima, rändama lapsepõlve, tervendama oma lapsepõlve ja sündi. Sain aru, et kuivõrd minu raske sünd, sain aru, kuidas minu enda sünd on mõjutanud minu elu ja minu suhet minu emaga. Tervendasin selle ära ja sain aru, et on võimalik veel kaugemale minna, et on võimalik käia ka kuskil ajast väljas, eelmistes eludes ja tulevikus luua tulevikku läbi hingamistöö. Need olid väga-väga avardavad kogemused ja sellepärast olen ma jäänud hingamistööd tegema. Tean, et see ei ole ainult millegi tervendamine, vaid see on sellest arusaamine, kes sa tegelikult oled, mis sa tegelikult tahad ja mida kõike veel. Ja kui ma hakkasin psühhoterapeudina kasutama hingamistööd, pakkuma seda oma klientidele, siis märkasin, et inimesed said palju kiiremini aru, kus nad on, millised emotsioonid või tunded vajavad tähelepanu. Ja niisugune traumatöö hingamisteraapia kontekstis on hämmastavalt tõhus ja kiire. Ma siiralt usun, et hingamistöö võiks olla iga psühholoogi ja psühhoterapeudi tööriistakastis, et see on väga võimas teraapiline vahend julgustada inimest uurima oma sisemaailma. Miks ma siis lõin teadliku loomise ja hingamise akadeemia? Kuna mul olid endal niisugused võimsad tervenemised ja võimsad kogemused, siis tahtsin ka teistele seda kohe pakkuda ja tol ajal tegin ma gestalt psühhoteraapia põhjal enesearengu koolitusi ja liitsin siis hingamistöö koheselt selle meetodiga ja see toimis suurepäraselt. Hingamistöö meetodeid on palju ja erinevaid ja kõiki neid siin me õpetame. Lisaks hingamistööl olen õppinud palju muid enesearengu meetodeid, nagu hüpnoteraapia, teeta tervendamine, kehatöö, trauma release exercises ja paljud muud, mis siis on koos hingamistööga põimitud ühtseks tervikuks. Ja selline vahelduv tegevus siin, et küll on kehalisi praktikaid ja küll on ka mõistusele tööd siin, töötab väga hästi. Kuna mulle endale meeldib mediteerida ja juhendatud meditatsioone välja mõelda, et inimesed saaksid paremini enda sisemaailma avastada, siis üks osa koolitustest on ka meditatsiooniõpe ja juhendatud meditatsioonide kogemine. Jalutan siin algallika Kadakarajal ja kutsun ka sind siia endale kõige sobivamat rada leidma oma elus.
Rumi on öelnud, et meie haavad on see koht meis, kust valgust hakkab sisse tulema. See tähendab, et ka kõige raskemad kohad meie elus on sageli just kõige suurem võimalus arenguhüppeks. Teadlik loomine ei tähenda ainult seda, et me teeme oma elus, mis iganes pähe tuleb, vaid et sa saad aru, miks sa midagi valid või tahad.